Tšau, mis toimub? Ma ei ole tükk aega jälle ühtegi videot filminud ja ma mõtlesin, et vahelduseks kaasaks oma kassi jälle videodesse, et ma mingi aeg ka lubasin teile, et ma saadan oma kassi uuesti siis väikse kaameraga õue oma tegemisi filmima ja ma olen ka seda paaril korral teinud. Aga kuna te ei ole otseselt midagi nii väga põnevat teinud väljas, et sellest eraldi videot teha, siis ma otsustasin, et ma natukene räägin oma kassist, näitan teda ja näitan teile ka mõnda trikki, mis mu kass teha oskab. Enamasti mulle tundub, et õpetatakse trikke ja käsklusi koertele, aga kuna juba päris alguses, kui ma Nupsiku endale võtsin, sain ma aru, et ta on üks väga nutikas kass, siis ma proovisin talle õpetada ka mõnda käsklust, mida ta ka suhteliselt kiiresti ära õppis. Nii et ma ei tea, ma proovin, kas tal täna need ka meeles on, sest et ma ei ole tegelikult teda pikka aega treeninud. Aga kindlasti kommenteerige ka alla, kui teie kass oskab trikke teha või te olete talle mõnda sellist käsklust õpetanud ja ta on need selgeks õppinud. Mul oleks väga huvitav seda lugeda, et paljud kassid tegelikult on siis niimoodi õpetatavad. Et need, kes on minu kanalit juba pikemalt jälginud, teavad, et Nupsik oli ennem tänavakass. Ja ma kirjutasin sellest ka oma blogis. Ma panen siia video alla ka selle blogi postituse, kui keegi teist tahab seda lugeda ja ei ole selle kohta veel midagi teadnud. Aga jah, ta oli ennem tänavakass, kes liikus siin samas ümbruskonnas, kus ma elan ringi. Ja lihtsalt ühel päeval ta läbi akna üle tee vaatas mulle otsa ja niimoodi me suhtlema hakkasime. Ja nüüdseks on ta juba mitu aastat olnud kodukass. Ja varasemalt ma olen siis teinud temast ka mõned videod, kus ma näitan, milliseid kostüüme ma talle ostsin ja neid talle selga toppisin. Mille üle ta küll väga õnnelik ei olnud, aga ta on väga selles mõttes leplik kass ja ta ei pahanda kunagi, et teda natukene väntsutatakse. Kuna ma saan aru, et talle väga nagu need riided isegi sooja mõttes nagu ei meeldi, siis ma rohkem teda selle tõttu ei kavatse väntsutada. Aga lisaks sellele kostüümide videole ma olen siis teinud ka paar videot, kus ma olen siis oma kassi saatnud kaameraga välja filmima. Ma panen ka nende videote lingid siia alla, kui te veel neid näinud ei ole. Et kuna mu kass käib palju õues, ma tean, et see on probleem linnades, aga kuna ta on olnud tänavakass ja ta on väga harjunud siinse ümbruskonnaga ja ta ei ole nõus toas olema, et ta käib iga päev väljas, tal on oma rütm, ta järjest rohkem on harjunud ka toas olema. Ma ei saa teda sundida ainult toas olema, sest et ma olen üritanud, ütleme nii. Ja kui ma kindlasti võtaksin endale väikse kassipoja ja ma elaksin kortermajas ja linnas, siis ma kindlasti edaspidi kasvataksin temast toakassi, sest et ma tean, et seaduste järgi ei tohi nagu kassid väljas käia, aga jah, ta on meil selline eriline tegelane ja teda täiskasvanud kassi enam ümber õpetada selles mõttes väga ei ole võimalik. Siis ma olen teda siin õue lasknud ja just kaameraga, et näha, kus ta siis tegelikult käib, kas tal on tegelikult mingi teine kodu ka, sest et ma alguses ju ei teadnud, kus ta käib, kas ta käib. Ta oli küll kirpe täis ja ta oli haige, et ma selle järgi eeldasin, et talle ei ole juba kodu olemas, keegi ei hoolitse tema eest, et sellepärast ma nagu julgesin teda endale võtta ja siis teda ravida ja talle vajalikud opid asjad ära teha. Et jah, alguses oli see kaamera asi nagu ka sellepärast, et saada nagu teada, et kus ta siis käib, aga jah. Need olid päris huvitavad videod. Vähemalt minu jaoks siis teades seda kanti siin ja siis nähes, kus ta nagu ringi käib. Et ma loodan, et ma kellegi privaatsust muidugi ei rikkunud sellega. No ütleme niimoodi, et ta käis ka naabrite kuurides ja nii edasi.
ja ma selle video lõpuks panen siia veel selliseid uuemaid kaadreid, et nüüd, kus ma ostsin vähe parema kvaliteediga kaamera ehk siis GoPro, siis ma olen saanud temaga ka selliseid parema kvaliteediga videosid, aga võib-olla mitte nii seiklusküllaseid kui varem. Aga praegu ma üritan oma magava kassi üles ajada ja vaatame, kas tal on veel mõned trikid meeles, mis ma talle õpetanud olen. Okei, ma lähen ajan ta vaikselt üles ja kutsun ta siia. Nupsu, tutud või? Kas sa tutud või? No, Nupsu, tule siia. Nupsu, tule siia. Nupsu, Nupsu, istu. Nupsu, istu. Ei, see on lama. Istu, istu. Tubli, see oli istu. Tubli. Nups, istu. Noh, see juba istud, jah. Nupsu, lama. Nups, lama. Lama, tubli, lama. Nups, lama. Nii. Lama. Nups, lama. 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 Nups, lama. Korralikult. Tubli, tubli kiisu. Nups, lama. Väga hea. Tule siia poole. Tule siia poole. Nupsu. Tule siia. Nups, tule. Istu. Nups, istu. Nupsu, istu. 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 Tubli. Tubli. Tundub, et kõik trikid on meeles. Tahad veel krõbineid või? Tahad veel või? Näe, see veel. Nagu nägite, siis Nupsul olid kõik trikid meeles, mis on väga positiivne. Ma arvasin, et tal ei ole need enam meeles, sest et me ei ole tükk aega harjutanud ka. Te võite meile ka soovitada, mis me Nupsiga veel võiks teha ja filmida. Et mul oli mõte, et ma võiks temaga jalutama minna, sest et tal on väike siuke jalutustraks ka olemas, et ma mõtlesin, et me võiks kuskile kaugemale seiklema minna, aga ma ei tea, kuidas talle see mõjub, kas ta väga kardab kodust eemale minna või ei, et selles mõttes see on esialgu selline lihtsalt idee. Aga soovitage midagi, mis me Nupsiga koos teha võiks ja siis ma teen arvatavasti sellest video. Ja siia video lõppu ma panen veel mõned siis kaadrid nii suvest kui talvest, millal siis Nups käis väljas vlogimas, ütleme niimoodi. Kus ta siis käis ja ajas oma kassi asju, et jah, head vaatamist ja kohtume teiega juba mõnes järgmises videos. Tšau! Ja enne kui me lähme Nupsi seikluste videode juurde, siis ma tahtsin ühte lahedat asja veel mainida, mida Nupsik on ära õppinud. Nimelt iga kord, kui Nups õue tahab, siis ma olen alati talle selgelt nimetanud seda nime, et õue, kas sa tahad õue? Nups, kas sa tahad õue minna? Et samamoodi ka söömisega ja õhtul tuttu minemisega, et nüüd on tuduaeg, nüüd lähme tuttu ja et sööma. Et ma nagu kasutan neid sõnu, et ta saaks nendest sõnadest aru, et tal tekiksid mustrid, et mis need sõnad tähendada võiks. Ja minu suureks üllatuseks, saate aru, peaaegu iga kord, kui ta tahab õue minna, siis nüüd ta on hakanud kasutama sellist uut sorti mjaud, mida ma ei ole teda kuulnud kuskil mujal kasutamas, vaid alati siis, kui ta tahab õue minna. Ja see mjau kõlab umbes nagu õue. Ma ei tea, kas ma oskan seda ise järgi, igatahes see kuidagi silpide poolest on alati nagu mjaue, mjaue. Ma olen üritanud seda ka video peale saada, kui ta seda ütleb, aga mul ei ole veel see õnnestunud, sest et ta tegelikult väga palju häält ei tee, kui ta just süüa ei taha. Et ta ei ole selline nõudlik mjauguja, aga jah, õue minnes ta kasutab sellist teistmoodi mjaud. Ta põhimõtteliselt on sõna õue ära õppinud ja ütleb seda nii hästi, kui ta oskab. Nii et jah, mu kass on natukene inimese keelt üritanud õppida.
aga jah, okei, ma annan kaamera edasi Nupsiku kätte ja lasen tal nüüd edasi vlogida ja teiega juba kohtume mõnes järgmises videos, nii et praeguseks tšau!